ja ta tahab ümber minna. Kinni on piir, nüüd tahaks teada, kas homme töötab, pidi olema, et on äkki homme ka mingi püha, siis on kööga. Kutt on jumala täis. Kutt on jumala aus. Neljanda juuni hommikul kogunes Ülemiste keskuse parklasse üks veider kamp inimesi. Kõigil ühesugused orantsid särgid seljas ning elevilja naeratavad näod peas. Peatselt oli algamas reis, mis viis matkajad pikale teele läbi Venemaa avaruste Mongooliasse ning sealt edasi juba Siberisse. Parklasse kogunes ka ärasaatev üksus, ehk siis need, kes matkajatele tulid head teed soovima ning lahkumiskallistusi jagama. Kuna maailm on hetkel just nii turvaline või ebaturvaline paik nagu ta on, paigaldas G4S meie autodesse jälgimisseadmed. Ja seda kahel põhjusel. Esiteks sõitsime ju lähedastest eemale 43 päevaks ning seda kaudu said nad meie liikumist ja asukohta internetist jälgida. Tundes ennast kas või natukenegi paremini ja turvalisemalt teadmises, et me ikkagi elus, terved ja liikumises oleme. Teiseks aga turvalisus. Meiega võis ju sellel teel juhtuda mida iganes. Niimoodi jäi meie liikumisest aga maakaardile joon ning meie asukoht oleks seda viisi palju lihtsamini tuvastatav ning ka abijõud jõuaksid meieni oluliselt kiiremini. Lisaks olid autod varustatud ka vastavasisuliste kleebistega lootuses, et need võimalikke vargaid peletavad. Aeg on täpselt nüüd seal maal, et hakkame astuma ja suur tänu teile kõigile, kes te tulite siin. Ja meie poolt tugev aplaus! Ei saa veel nii peal. Igatahes, kallistused kallistatud, soovid reisile kaasa antud, asusimegi teele. Sõidame piiri poole ja igaks juhuks kontrollime, kas on paberid korras ja kaasas. Ja kehtivad, vist kehtivad, Neid on juba kontrollitud, aga ikka oleks veel vaja korra üle vaadata. Ühesõnaga, Narvas on meil Raitsebis välja siin meile propuski allkirjaga ja puha. Et saame otse piirile minna, ei ole sellist 3 päevast üllatuslikku ootejärjekorda meil. Nüüd oleme Venemaal ja 600-ga tulnud nii palju kui tuleb. Tollis oli kõik sujus. Pooled asjad olime valesti teinud, pooled oleme õieti teinud, õlut on meil nii palju kaasas, et peaks suguvõsa ka kaasa võtma, et võiks nii palju olla. Me teadsime, et 16 liitrit näkku, aga tuleb välja, et 3 liitrit näkku ja meil on teda ja mitte vähe. Et vaadati mulle, et sul on 2 kasti ja külmkappi lahti teinud, kus on 3 kasti sees. Nii et vedas järelikult. Paagid odavat diislit täis lastud, jätkasime teed Mongoolia suunas. Sinna aga oli maad veel 6000 pikka kilomeetrit. Venemaa on nagu ikka, täis asju, mida vaadata ja kogeda. Mööda tuhisevad asulad, veidrana tunduvad majad ning sekka ka mõni hävituslennuk. Peatselt hakkas aga kätte jõudma esimene õhtu ning et mitte väga pimeda peale jääda, otsustasime teelt põllule keerata ning endale üks sobiv ööbimiskoht leida. Sellel sääskedest vaevatud maal suutsime laagrisse jäämiseks leida vaikse metsasopi, mida ehtis eemalt ohtu kuulutav jahipukk. Kiirelt ja õhinal asusime esimest korda püstitama kaasa võetud telke ja rullisime lahti tutikad, lebod ning magamiskotid. Kõik tundus erakordselt põnev. Isegi õhtune kuivainetest valmistatud matkatoit tundus isu äratav ja maitses üllatavalt hästi. Sul pane läbi võrgu kohe. Hommikul ärkasime vara ja põrutasime edasi. Tahtsime ju võimalikult kiiresti Mongooliasse jõuda. Venemaa oli sellepäevaseks vaatamisväärsuseks välja pakkunud erinevate keemiliste elementidega rikastatud õhuga tööstuslinnad. See pilt ehmatas vist väga Land Roverit, mis selle peale mõned kilomeetrid eemal esimese tehnilise probleemi ilmutas.
ABS tuli hakkas põlema ja kuradi vilisema hakkasid ja ühesugused. on klotsi küll või? Klotsid on sul vahetatud või? Ei ole. korras klotsid olid, paksud. Millal? Kodus enne tuleb. Aga mul on kaasas. Kus sa perseris? Okei, lina veel läheb. Aga... Ei, aga kõik on võrdsed. Nii kui tuli põlema hakkas ka vilisema ka. Midagi teha ei tohi. Aga peal ei ole iseenesest. Ei ole, peal ei ole. Kuule, Kalju! Ära hoia jalga piduripedaali peal. Ja peal ei ole pidura. Käik on sees või? Ei ole. Ei ole, siin küll pidurid peal. Ma proovin ise. Ei ole. Ei ole, lähme edasi. probleemi õnneks erilist ei olnudki, seega jätkasime liikumist. Sihiks olime võtnud Tatarstani pealinna Kaasani, kus kuulu järgi meid esimene hotellipeatus ootas. Meile oli vastu tulnud Edgari seal elav ja töötav sõber Huko, kes koos kohaliku mehega nimega Marat meid läbi öise Kaasani hotellini juhatasid. Hommikul suundusime Huko juhatamisel vaatama kohalikku Kremlit. Tegelikult on siin täitsa okei elada. Et ei ole mingit vahet, et kesklinn kuni mingi sektorine ei erine mingist Euroopa linnast ainult sellega, et teed on siin perses, sõna otsa mõttes. Hea liiklus on siin täitsa välja kannatamatu. Mina isiklikult töötan sellises firmas, mis on lähedal raudteejaamale. Et selles mõttes meil töötab väga palju inimesi ka naabervabariikidest, nii Tšuvassiast kui Mariellist, et ütlen siin enda selle õlle koguse pealt, et tatarlased ja venelased on nagu ühtemoodi rahvus, aga need kuramuse Tšuvassid, mina nimetan neid tšuksidest, sellepärast nad ei saa üldse millestki aru, nagu täitsa kuradi jobud. Ja samamoodi need marid, et kuradi 100 grammi viina annad, siis on kuradi, no siin mägesid pole, aga nad muutuvad sellisteks mägede poegadeks, et uskumatu. Aga nende enda ajaloo kohta ütlen nii palju, et tegelikult nad on ikka venelastest nagu üle joostud. Et, ja mis ma ennem ütlesin, nad on nii rahamaiad, et nagu ise räägivad, et kui tatarlane sündis, siis juut nutis. Et nad on ainult raha. Ja kui siin tuli 1500. aastal Ivan Grozny lõi selle, kus me lähme nüüd Kreml puhtaks, siis ta tegi seda kelle toel, ta tegi seda teiste tatari hõimude toel, keda ta suutis kinni maksta. Tiir tehtud, jätkasime läbi vihmasaju teed, ninas juba mõnda aega tiirutav kummaline lõhn. Ühesõnaga on esmaspäeva õhtupoolik ja sõidetud on 1900, peaaegu 2000 kilti. Paar tundi sõidame veel, siis jääme kuskile ööbima ja 4000 kilti on veel sõita. Ööbimiseks keerasime taas suurelt teelt kõrvale ja läksime ilusat ja turvalist ööbimiskohta otsima. Väike rada viis meid läbi esmapilgul maha jäetud küla. Majad olid küll korralikud, aga ühtegi elavat hinge meil sealt leida ei õnnestunud. Õnneks oli aga küla taga ilus lame maalapp, kuhu me oma laagri ilusasti püstitada saime. 3 tooli tahab öelda. 4 on ju. Ühesõnaga öösel sõitsime, andsime kõvasti talda ja tundsime mingis kärshaisu, ei saanud aru, arvasin, et Venemaa haiseb. Tavaline Venemaa hais, aga suumuti läks katki keeru koha pealt ja see kogu see vurts, mis sealt mootorist tuleb, kärsatas meie kasti ära. Koos veskimati pudruga. Koos pudruga, pudru on põhimõtteliselt valmis. Ei hais hakkas eile öösel seal kuradi... Ei hakkas päeval. Ja, et ennast maha ei põletanud selle jama. Me auto alla sumpsi lõikame sellepärast, et see paneb meie auto põlema ja juba on, näed... Auto on täiesti läbi, sest kuumus on väga suur olnud. Vene teed on nii, kui nad on. Aga mis saad klambri panna sinna ümber lihtsalt, et koos oleks? Mida ümber, seal tuleb sumps puruks lõigata, midagi teha, sellepärast see
kui selle klambri leiaks, saaks selle sumpa kokku panna. oota, aga hommikul ja see on see, et kaubanduslikku välimust ei ole, aga maitse on väga hea. Miks ei ole? Uued potid, pannid, kõik mängivad ju. Mis sa räägid? Kurat. Söök maitses ikka veel üllatavalt hästi ja täiskõht tegi meele rõõmsaks. Peale sööki võtsime veidi napsu, tähistasime mitte maha põlenud autot ja lõime tantsu. Hommikul panime jälle vara leekima, et leida tee pealt mõni pood, kus eelnevalt purunenud summuti parandamiseks mõne vajaliku vahendi saaks osta. Minul on üks kiri sellest CN Russia. Амутик надо для глушителя. Амутик для глушителя. Они не знают. Мы здесь спросим. Амутик, чтобы крепить глушитель. Boltik. Не Болтик. Хамут. Амут или хамут. Hamuut ostetud, sõitsime linnast välja, et väärt detaili imeväega ohtlik summuti ära parandada. Häbi lugu, aga kuradi keegi mõõtis valesti. Ma küll ei tea, kes see oli. Aga ei, mõtlen välja midagi. Saabrist natukenegi hoiab. Väga hea. Kahte ei lükkagi vahele. Oota, äkki lükkab teist. Kuna ostetud imeline hamuut ka vaatamata MacGyveri vaimustusel valminud õllepurgi tihenditest head lõpptulemust ei toonud, sõitsime tee äärse keevituskoha otsingul edasi. Без сварки тут делать нефиг. А ты сварить можешь, да? Да. Ну, аккумулятор отцепить надо. Да. Обязательно. Сварить можно. Rutsi ees korda keevitatud summuti laitmatu funktsioneerimise saatel jätkasime läbi vihmase Tatarstani teed Baskiiria pealinna Ufa poole. Kell on juba kohalik, kell on juba 7:30, mingi 9:10 sõidame kohalik vahe. Ja ikka. Sajab ka ju. Seismajamisega kiiret ei ole. Sealt edasi võtsime suunad Tšeljabinskile, kuid olime oma liikumises vist natukene liiga kiired. Küsin Kaljult. Kaljukule, kas vana Tallinnaid sul on või? Vana Tallinnaid? On. Too üks. Oota, ma ei tea, kas igaks juhuks. 2500 rutsi ja vanaka võrra vaesemana jõudsime õhtuks välja Uuralitesse. Nautisime Viivuks mäelt avanenud vaadet ning keerasime laagriplatsi otsingul teelt kõrvale. Vihmamärg allamäge minev metsavöörada meile selles osas kuidagi kaasa ei aidanud ning peatselt jõudsime ühes orus kohani, kus autod enam edasi sõita ei tahtnud.
Ega meil muud midagi üle jäänudki, kui autod ümber keerata ja ülespoole tagasi sõita. Lootes, et saame üles tagasi ja et seal ka mõni kuivem maalapp on, millele telgib. Tuleb vist tirida, ta tahab ümber minna. Tuleb vist tirida. Nüüd tahtsime see telkiva tulla, aga oleme siin kuskil Uraali mägedes ja nüüd on nii, et tulime alla jõerd, aga ei saa enam mäest üles tagasi, nii libe ja tatin on. Nüüd vaatamegi, mis saab, võib-olla tuleb see samma telgid maha panna ja äkki homme on kuivem ilm, saab edasi minna. Praegu vist jääme siia ööbima. Mõne aja pärast õnnestus meil siiski kõrgemale pääseda ning ka sobiv laagripaik leida. Mudas müttamise väsimuse saatel vajusime telkidesse unele, et hommikul taas varakult Mongoolia poole teele asuda. Mass on kadunud, auto tahab nagu käivitada, tahab põlema minna. Otsime üles kohe. Variant on võtta üks täkujuhe ja mootori pealt otse panna ise siin kuhugi ja siis proovida. Paraku oli aga uuralitel meiega teised plaanid ja ega vahepeal juurde sadanud vihki asja lihtsamaks teinud. Ühel hetkel olime aga uuesti tee peal ja reis võis jätkuda. Peatusime teeäärsel turul, kus võis omale soetada peaaegu et mida iganes. Samakamasina ja pongipoest sai vabalt osta ka atlaseid, kassette ja kõikvõimalikke radaripüüdjad ning sidevahendeid. Sealt mõned kilomeetrid eemal kohtasime aga teist matkaseltskonda. We are coming from Slovenia. And you going? We are going to Vladivostok through Siberian, Baikal, Chita, Khabarovsk, Vladivostok. You are going through Mongolia. We are planning, but we heard some rumors that there was a short... Kihvtid vanad, need magavad bussis siin ja panevad Vladivostokki selle käkiga. Reisimehed. Ägedatest matkataatidest indu saades rühkisime ka meie uue ööbimiskoha poole. Ning peatusime kohalikus poes, et oma varusid värskendada. Какой республика? Башкирия. Русский, казахи. Русский, казах. Ütles, et see on kõige parem viin, et see teine pidi olema piiritus, kurat. See teine... это там спирт, что ли, это? Тоже водка, только подешевле, литровая. И это сок какой есть у вас? Это абрикосный, дайте. Опер. Me ei olnud juba mõned päevad ennast pesta saanud ning tundsime ennast suhteliselt ebamugavalt, kuid õnneks oli GPS-i kaart järvedest kirju.
suures pesemise ootuses võtsimegi suuna lähimale suurele järvele, mis kohale jõudes osutus paraku ligipääsmatu kaldaga mudalõiguks. Samasuguseks nagu kõik need kümned ja kümned järved sealkandis. Seega ööbisime taaskord heinamaal. Kuuenda päeva hommikul startisime taaskord vara ja jätkasime läbi Baskiiria kiiret ning sihikindlat liikumist Mongoolia suunas. Tegelikult ei plaaninudki me reisi sellel etapil ilusaid kive ja vaatamisväärsusi vaadata, vaid pidime eesmärgiks võimalikult kiiresti Mongooliasse jõuda. Tagantjärgi mõeldes koosneski Baskiiria ainult mudast, kaskedest ja taevast. Ja taevast oli seal meeletult. Juurdlesime pikalt, miks see taevas teistsugusena paistab kui kodumaal ning mõne aja pärast saimegi aru. Kui Eestis hakkab metsapiir enamasti paarisaja meetri kaugusel vaatepunktist, siis Baskiirias oli metsapiiriks enamasti silmapiir. Seega ei saanudki mets meeletuna tunduvat taevalaotust varjata. Ühel hetkel, kui ilm juba väga palavaks kiskus, tegime väikese söögipausi ja üritasime kleepmudasse maskeerunud autodel vähemalt tuuleklaasid ära pesta. See aga ei olnudki nii lihtne, kui esialgu tunduda võis. Kuumus tegi oma töö. Õnneks hakkas vahepeal jälle sadama, mis autod natukenegi puhtamaks leotas. Järsku hakkas GPS-i kaart taaskord järvi näitama. Pesemise mõtted peas keerasime lähima küla poole. Et tulime vett võtma. Nüüd otsisime siin küla, mis on järvele kõige lähemal, et äkki saame järvele ligi. Siiani on elu näidanud, et me nendele järvedele pihta ei saa, sest enne läheb nii sooseks, et hupume ära sinna. Aga nüüd lähme vaatame, saab, siis saab, kui ei saa, siis ei saa. Siis ikka tulime küla inimestega suhteid looma. Вам нужно вот сюда, в озеро Крачи. Озеро Крачи. Так. Ну там и палатки поставите. Да. Ну, там купаются все. Окей. На дорогу сразу видно. Да. Да. Вот так прямо так едьте. Налево. И по прямой. Бля, телефон не взял с собой, а? Нихуя, такие реликвия, ёба, бля, буду. Реликвия. Да к нам кто заезжает-то сюда, ёбану? Только не меня, не надо. Езжай домой. Иди, езжай домой. Ладно, давайте. Давай. Так может нас в Эстонии покажут. Идите, и что? Ujumise jutu peale venis kõigil nägu naerule ja heatujuliselt suundusime lubatud järve otsima. Ja enne imet, maaliline järv veel maalilisemas kohas olemas ja isegi ligi pääses. Kiirelt parkisime autod, avasime uksed ja avastasime väikese probleemi. Õigemini 10 miljonit väikest ja veast probleemi. Meie maaliline järvekallas oli osutunud tõeliseks killersääskede rannikuks. Arvatavasti oli turisti eine, kui eestlaste elupõlise kulinaarse sedöövri kuulsus meist ette jõudnud. Kuid et tegemist on tegelikult konserviga, polnud sääskedele keegi rääkinud. Nemad nägid ainult turiste, kes õhtuineks kohal olid tulnud. Hommikul panime sääskede vältimiseks ilma hommikusöögita ajama, kuid eriti kaugele me ei jõudnudki. Meid peatas taaskord muda, mille olid sinna ka arvatavasti sääsed toonud, et meie pääsemisvõimalusi vähendada. Vaata kui kuradi ligane savi sitked, null pidamist.
peatselt olime tagasi teel ning kohtusime teel järjekordsete matkajatega. Go to Mongolia? Yes. 2 солярка. По-чешски mówię. Чески? Чуть-чуть. В монголску není diesel. Не те. Не. Са museli vodit. Но мы и хотели знать, как там виза. Ja. Я только что звонил до Монголии, сказали, что Улан-Батор уже окей. Ага. А другие места там Горни-Алтай там нема, да? Не. Вони мають diesel, а не хотіли продати. Не продают. Не продати. It's not diesel. We didn't get 1 liter diesel. We call embassy call minister call general manager, the stations, and after that we get 200 liters, and we slowly, and another 100 liters we get here, and we went home because we lost 10 days there or 7 days. Kui nad passisid, nad helistasid... 7 päeva passid või kaotasid. No võibolla kogu selle... Me ei saa seda lubada. Aga ta ütles ise ka praegu, et võibolla on juba okei see. Ühesõnaga, meil on ühekordse sisenemisega viisa Mongooliasse ja meil on 2 võimalust sinna sõita, aga siis siit eestpoolt Mägi-Altaist või siis Ulan-Batorist tagantpoolt. Ulan-Batoris on kütet, 15 liitrit saab kupongiga auto peale nagu päevas. Ja Mägi-Altais vastu tulnud Tšehhi rändajad rääkisid, et kütusepuudust ei ole. Kõlab nagu veits uskumatult. Pealinnas ei ole kütust ja seal Mägi-Altais on. Et nüüd meil on valida, kas me lähme Mägi-Altaid vaatama ja kui seal kütust pole, siis peame tagasi sõitma üle piiri ja rohkem Mongooliasse asja pole meil, kuna meil pole viisat. Viisa on kasutatud nagu siis. Või siis lähme Ulan-Batorisse, kus on kütet vähe küll, aga midagi ikka. Et mõtleme, helistame välja ja uurime natukene asja. Vahepeal jõudis meieni aga info, et Mongoolia piir võib nädalavahetusel üldse kinni olla. Ja seal on, me saame veel uurida, okei, kui see piir nüüd tõesti kinni on nädalavahetusel. Ma ei usu, et kinni on, seal käib hull elu ja äri seal nende mongolite ja venelaste vahel. Et siis seal üks vend Venemaal seletas mulle, ma nüüd kohta ei mäleta, selle saab üle küsida kuskil seal poole selle Mägi-Altais sinna Tassantaasse tee peal on mingi kõige kõrgem punkt, kuhu saab autoga sõita, et aga see tähendab mingi 200-300 kilti edasi-tagasi. Et sealt sõidad sinna üles, et enam kuhugi minna ei ole, lennukiga edasi. Et siis tuleb sama tee tagasi sõita, kui selgub, et see piir on kinni ja midagi teha ei ole, siis lähme vaatame seda. Siis ulgume seal mägedes. Nii, aga let's go. Jah, okei. Lähme siis ikkagi vaatame, kas on kütus või ei ole. Ühesõnaga Mongooliasse Mägi-Altai kaudu sisse. Ja nii ongi. 1010 kilti ja kell 2.42 oleme kohal seal öösel. Aga muidugi ei tea, kas nädalavahetusel on piiripunkt lahti, uurime. Kui ei ole, siis meil on seal vaja niisama paar päeva aega parajaks teha. Kütust otsida näiteks. Saime vaevalt Novosibirskist läbi, kui pidime peatuma järjekordsete tehniliste probleemide tõttu. Kuumaks läheb mägedes, et ei tea radikas soppa täisist. Mõtleme, nuputame välja midagi. Venemaal võib number ees katusel ka olla, võtame numbri ära, paneme üles. Tuleb siit kohe rohkem õhku. Võta see katte eest ära. See. No võta number ära ja vaata. Kui jääb ikka kehvaks siis. Võtan üldse võre eest ära, on niigi ilusa. Kui on meil ilusat vaja või et töötaks. Jah. Peas, et töötab. Aga mis ta tegi praegu? Läks käima ja tuli ise välja või? Jaa, läks käima, ei ole kehvasti ja kuradi... Ise võisid pöördesse? Jaa, ise võisin pöördesse. Võtsin gaasi peal. Siis pöördesse lasin maha, suri välja. Tead mis? Kui sumps kuuma andis. Äkki kõrvetas seal küttetoru. Kurat, siis ta peaks ammu seisma.
ma ütlen, et ta nagu kuradi... Aga see pump on ka muidugi vaata aga enam ta ei mulista ka. Kuule, aga mu kapoti all on need voolikud. Nime veel, kuidas? Sassi, Saljarko. Tosi. Hea maitse on. Sa peaksid lödinal ju tulema praegu. Aga see pump on neil siuke, et ta... No kui sa tõmbasid... See on käsipump. Jah, aga kui pumba märjast tõmbad, ta peaks praegu lööma siit lörts välja kütete. Kõik. Selle, sul on see plastmassist, mul oli klaasist. Tilk tuleb otsa. Suurus see Mikk ütles ka, et neil on probleemi olnud sellega. Tore, viga käes. Yes. Ühesõnaga, ei läinud meil auto käima enam, suri välja. Siis meelitasime seda kütet ja jõudsime filtriteni. Ja siis nägime, et siit vahelt kuskilt jookseb mingi tilgakene maha. Ja siin on pragu sees, siit võtab lisaõhku ja sinna see mootoritöö jääb selle taha, et ta saab õhku. See on niisugune filter, mis püüab vett kinni. Üks vale voolikust. Hea mees. Ühesõnaga võtame selle vahelt ära ja sõidame edasi. Loodame, et ta käima ka läheb. Pane uuesti. Tehnika taaskord töökorras jätkasime teed piirilinna Tassanta suunas, milleni jäi sõita ikka veel pea 1000 kilomeetrit. Õhtu tuli vägisi peale ja aeg oli hakata mõtlema ööbimise peale. Linnast nimega Barnaul läbi sõites leidsime tee äärest väikese küla. Kas värsket on? Me teeks mõte, et homme võiks šašlõki päevad teha. Saab nagu see vene šašlõkid ära proovida. Šašlõk. Enne Mongoolia lammast. Nüüd on siis siuke lugu, et saime täna teada, et see Tassanta, Mongoolia, Venemaa piiripunkt on kinni nädalavahetusel ja töötab üldse päeval 8-6 vist. Nüüd polegi midagi teha, siis lähme ulgume mägi Altais ringi, et võtame natuke aega maha ja premeerime ennast tubli tehtud töö eest. Puhkame natuke. Taaskord tekitas eestlaste saabumine külla kohalikes suurt elevust. Ning meie veevarude täiendamise protseduuri kogunes jälgima ka kohalike õhtuste napsusõprade selts Midnight Oil. Melu meie ümber läks aga nii palju suureks, et turvalise ööbimiskoha leidsime alles ööbimeduseks. Nii, nüüd me oleme siis kuskil siin Hobi jõe ääres. Barnaulist tulime läbi, oleme siin mägi Altais. Plaan on minna nüüd siit Tassanta piirist Mongooliasse sisse. Aga nüüd selgus tõsiasi, et see piir on laupäev-pühapäev kinni. Et meil ei jäägi muud üle, kui katsume siis täna ulkuda siin mägedes kuskil ja naudime seda kaunist loodust siin. Mõeldud tehtud. Hommikusööks söödud, jätkasime matka mägi Altais. Mäed teede ääres hakkasid taaskord kõrgustesse kasvama ja niisama äkki olimegi jõudnud universumi keskpunkti. Ühesõnaga tundub, et see monument on pandud nende sõnade järgi universumi keskpunkti Korne Altaisse sõnumiks järeltulevatele põlvedele. Et see oli koht, kus külarahvas käis koos või regioonirahvas käis koos lahendada tekkinud probleeme, küll jagada vilja, küll hõimuprobleeme. Ja et see on lihtsalt mälestusmärk selleks, et tulevikus oleks ka kõik lihtne, et läbi räägitav, mitte ainult relvaga lahendatav.
Universumi keskpunkt ei ole just asi, mida sa iga päev kohtad. Meile tundus see sama imelik kui välismaa turistile mööda Tartu maanteed sõites, kus sellel ajal, kui 5. käigu sisse saad, tuleb juba Mandri-Eesti keskpunkt vastu. Igatahes, panime väärtusliku info kõrva taha, asusime maalilisest maastikust, aukartust äratavatest mägedest ja külmadest mägijõgedest visuaalset viimast võtma. Et võtame oma kanistrid ja asjad kütust täis, et ei tea, mis seal pool edasi saab. Läheb küte äkki tohutu kalliks või mis iganes, aga paneme täis ja siis võtame järjest peale, nii palju kui mahub. Et Mongoolias on tõenäoliselt ikka puudustest. Favoriit, tam, talse, saljarka, ka roosepüüdet. Tangime autod ära, lähme radikat õhuga läbi laskma, autod tahavad kuumaks minna, et vaatame, saab sodi ja sopa äkki kätte sealt seest. Et läheb mägedes raskeks, nüüd lähevad autod raskemaks ka veel. 200 liitrit, 210 liitrit on diislit peale. Auto kaalub 3 tonni. Mis 3? 3, 5, 600 kuskil. Конечно, греет, перегреет. 2000 работает много. Kuidas on alla 1600 meetri kõrgusel? Hõre tunne on. Ei ole, mis siin ikka on. Haiselt rühime, aeglust iga mäest üles. Maru vaevaline. Pole ennem niimoodi sükest asja kogenud, et lihtsalt ei jõua minna auto. Tanklas kohatud Freddie Mercury'ga sarnanenud rekkamehe positiivsest ja rõõmsameelsest olekust innustatuna asusime taas kord teele. Ja kuna aega oli meil nüüd piisavalt, õnnestus peale mõningast otsimist omale imekaunis ööbimiskoht leida. Mis otsustad? Teeme siis guljaši täna. Tänaseks menüüks on guljaš. Mehed teevad natukene tööd, remondivad, vaatavad, enne kui mägedesse lähevad, siis vaatavad autod üle. Naised lähevad seniks praegu süüa tegema, siis äkki jõuame pesu ära pesta ja siis võib Mongooliasse edasi pürgida. Kontrollima oma rattalaagreid kontrollima, aga tungraud on olnud taga seal tolmu käes kogu aeg. Nüüd on niisugust sodi ja mudi täis, et teeb natuke õliseks ja töötab jälle. Vahetama hakkama, et kontrollime üle, et loksu ei ole. Kui on loks, siis keerame natuke peale ja on jälle kõik korras, aga kui ei kontrolli, siis võib juhtuda nii, et järgmine kord, kui kontrollima hakkame, siis peame vahetama hakkama neid. Katsume ennetada seda asja. Vasta maad. Jumala timmis on. On. Ei ole mitte midagi. Täitsa timmis.